Jõuluõhtul Red Robinis ei liikunud ükski hing, välja arvatud Seevali kleen. Ja ma ütlesin, mul on vaja hetkekutid. Anname sulle hetke. No siis on mul veel ühte hetke vaja. Me analüüsime, kuidas jõulurõõm sellest lauast täiesti mööda lähevad ja lõpevad arreteerimisega. Võta oma käsi ära. Ma jäidin oma kandidaate. Anna mulle mu kõne. See on Inside the Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Tead, kui sa mõtled pühadele, siis mõtled pidustustele, koosolemisele, sellistele asjadele. Mitte lendavatele klaasidele, karjumisele, roppustele ja naisele, kes tuli füüsiliselt restoranist välja panda. Ei anna mulle mu telefon. Löö lihtsalt mu põimed vastu. Kuidas me siia jõudsime? Kerime natuke tagasi. On 24. detsember 2025. Oleme Orland Parkis, Illinoisis. Vahetult enne kella 19.45 saadetakse Orland Parki politseiosakonna ametnikud kohaliku Red Robini restorani, kuid mitte jõulurõõmu pärast. Oogi, mida te poisid meid tahate? Kas sa tahad, et ta lahkuks? Kas sa tahad, et tal keelatakse siia tulla või midagi sellist? Kui see on võimalik. Olgu, kas talle pakuti alkoholi? Üks martiini. Üks martini? Olgu. See on juba piisavalt, mida küsida. Jah, ma tean, aga sa pead ikkagi aruande tegema. See ei ole minu jaoks enne teguviis. Siin, ohvitser. Tere. Kuidas teil läheb? Halvasti. Orlandi politseiosakonna juhtumiraporti kohaselt soovis Red Robini juhataja, et klient lahkuks pärast seda, kui ta oli lärmakas ja karjus teistele külastajatele. Juhataja ütles väidetavalt politseinikele, et ta sai mitu kaebust. Juhtumiraportis on selleks kliendiks tuvastatud 56-aastane Ann Paris, kes ütleb, et kõik sai alguse jakist ja nüüd on ta läbimärg. Ja viskas mulle vett peale. Viskas klaasi minu poole. Kes seda tegi? See härrasmees istub just seal. Miks ta seda teeks? Ma ei tea, kellega sa seal räägid. Ma rääkisin siin juhatajaga, ma ei tea siiski, kellest sa räägid. Klient, kes seal istus ja temalt kaamera salvestist küsis. Olgu. Kas te sattusite tülisse või midagi sellist? Ma palusin tal oma jope eest ära panna. Aha. See on kõik. Ja siis mõned naised, kes tema kõrval istusid, ütlesid midagi. Ja ma ütlesin talle midagi. Ja siis ta ütles, sa ei räägi mu õega niimoodi. Ja siis ta tegi seda, mida ta tegi. Ja tema, juhataja, ütles mulle, et ma siit lahkuksin. Ja ma ütlesin, kutsu lehmad. Ma ütlesin seda umbes 5 korda. Ma ütlesin, et ta just tegi seda. Olgu. Nii et nad lasid tal lahkuda. Hästi, ma dokumenteerin selle kõik ära. Mis su nimi on? Ja, mis su on? Harris. Ja Harris, okei. Varsti. Saabub rohkem politseinikke. Ja tema, juhataja, käskis mul lahkuda. Ja ma ütlesin, et maja ütles. Ma ütlesin, et ta just tegi seda. Nii et nad lasid tal lahkuda. Hästi, ma dokumenteerin selle kõik ära. Mis su nimi on? Ann, ja mis veel? Harris. Red Robini juhid tahavad Anni välja visata, aga ta keeldub lahkumast, sest Ann tahab teada, kes maksab toidu eest, mida ta pole veel puudutanud. Nii et ettevõte tahab lihtsalt, et sa lahkuksid. See on erafirma. Mina maksan selle eest. Vaadetavasti sina tellisid selle. Eks? Ei, tema lihtsalt tõi selle. Mina ei puutunud seda. Okei, aga sina tellisid selle? Jaa. Okei. Kas sa kavatsesid selle eest maksta? Kui ma kavatsen siin süüa, siis ma maksan selle eest. Okei. Nii et sa ei taha seda kaasa võtta või midagi sellist? Ei. Olgu, hästi. On veel 1 miljon kohta, kus süüa, sest tema ei teinud sega, mida ta pidi tegema. Ta vaidleb minuga. Ma ütlesin umbes, et... Sa ei pea toidu eest maksma. Ma näitan sulle helisalvestist. Okei, jah. Hästi suurepärane. Lähme siis lihtsalt ära. Jah, ma teen seda. Oogi.
ma tahan seda dokumenteerida. Ma tahan teada, miks ta ei teinud seda, mida ta pidi tegema ja miks see mees sai lahkuda ning miks mina istun siin ja ta viskas klaasi minu poole. Ja ta ei peatanud teda. Olgu. Ja ta oli minu vastu ebaviisakas. Olgu, ma küsin neilt videosalvestist. Olgu. Tavaliselt. Muidugi. Tavaliselt võtab video kättesaamine umbes 1 päeva. Siis sobib. Aga ma vaatan selle üle. Ma ei saanud neid. Täpselt nii see juhtuski. Kliendi sõnul, kes istus Anni kõrval lauas, ei juhtunud see nii. Kas talle visati jook? Kas talle visati jook? Ta lihtsalt lõikas lina millegagi läbi. Ta tegi midagi. Aga talle ei visatud midagi. Talle ei visatud midagi. Olgu. Ma sain aru. Käsed aru? Jah, ja ta sajatas akna peale. Juhtumiraporti tsitaadi kohaselt alustas Ann tüli teiste klientidega, kes polnud enam kohal. Ja Ann viskas esimesena midagi nende suunas, mis ajandas teist klienti talle vett viskama. Selleks hetkeks tahtis juhataja ikka veel, et Ann lahkuks. Nad pakkusid isegi, et maksavad söögi kinni, aga Ann ei andnud järele. See on in Paris. See peaks meil sees olema. Ja kas ma saan oma juhtumiraporti numbri? 225. 891, 225, 891. Ma lihtsalt tahan, et sa lahkuksid. Kõik see. Nad lihtsalt ütlesid, et sa ei pea. Nad lihtsalt ütlesid, et sa ei pea selle eest midagi maksma. Olgu, see on korras. Ma lihtsalt tahan olla kindel. Sest ta tõi toitu, mis ei kuulunud mulle. Ja me ei hakka edasi-tagasi vaidlema. Ma lihtsalt jätkan ja nii, palun, aga ma pean siiski lõikama. Ma saan aru ja täna on jõuluõhtu. Meil on parematki teha. Ma pean magama minema. Mine ka. Ma teen seda. Tead, see on palju. Ma olen palju jama talunud. Okei? Ei, sa ei tea. Ei. Ma olen sind korra kohanud. Eks. Okei. Kus? Carl, kui sa oled liinil. Jätka. Kõik teevad, mida tahavad ja keegi ei tee õiget asja. Aga mina olen see, keda alati rünnatakse. Kuula, mida tunnistajad ütlesid? Nad ütlesid, et sina alustasid nendega. See on nii. Sa alustasid personaliga ja siis personaliga. Dan, lihtsalt mine ära. Ma ei hakka sinuga vaidlema. Tule nüüd. Vasta küsimusele, ma ei pea seda tegema. Ma ei hakka sinuga vaidlema. Ma juba vastasin. Tule nüüd, lähme. Ei, see on esimene kord, kui me oleme Anniga. Kas sa lähed ära või? Ei. Ma ütlesin jah, tiklin. Olgu. Siis mine ja juhataja. Olgu. Nii et mine. Ja sõrmed. Olgu. Nii et mine. Ja ma ütlesin, et mul on vaja hetke, kutid. Anname sulle hetke. Noh, siis on mul veel ühte hetke vaja. Noh, Sa ei saa enam ühtegi hetke. sa küsid mult ja sa ajad mind täiesti endast välja. Ma ei palu sul seda teha. Ma käsin sul seda teha. Noh, sa pead seda tegema. Ma ei oota. Meie ei oota. Mine. Jah, sa pead ootama. Sest ma kirjutan üles kogu info, kaasa arvatud sinu oma. Siin on Gustis, Gestes 734. Lihtsalt lahku. GE. STES 734. Lähme ära. Ma ei lähe sinuga ära. Sa lähed meiega, kui sa kohe ei lahku. Me peame sind välja saatma. Lähme. Ma kirjutan asju üles, sest need ei jää mulle meelde, kuna sa oled tark tüdruk. Noh, mina ei mäleta, nii et sa pead ootama. Jätka. Me oleme juba oodanud. Tema nimi on selle kaardi esiküljel. Kes sulle helistas? Firma. Nad ei öelnud nime. See oli äritelefon läbi. Kas sa saad mulle öelda, kellega sa rääkisid? Juhatajaga? Mustanahaline naine. Ei, see on lihtsalt valge. Lähme sinna ja võtame tema andmed. Jah, ma ei taha teenindaja nime teada. Seda sa ei saa teada. Ma tahan, et sa lahkuksid, nii et... Ma lähen. Olgu. Ma üritan midagi üles kirjutada. Üritan infot hankida. Okei.
Selleks ongi juhtumi number. Ma mäletan, sest mul on kena kogu, okei? Sa võid minna politseijaoskonda ja küsida seda infot. Aga ma pean teadma kuupäeva, asukohta ja kellaaega. See kõik on juhtumi numbri juures kirjas. Oh, see ongi selle mõte. Ei, sest raportis on kirjas kuupäev, asukoht, number. On küll. Ja, see ütleb kõik sellele. Sa ei pea midagi muud kirjutama. Õige, selleks ongi juhtumi number. Lähme siis. Alguses tahtsid juhid lihtsalt, et ta lahkuks. Nüüd plaanivad nad talle sisenemiskeelu teha. Kas sa tahad talle sisenemiskeelu teha? Ta ei lahku, nii et ta keeldub praegu lahkumast. Kas me võime? Jah, kui kauaks? Kas ma võin teha näiteks 6 kuud? Sa võid teha, mida iganes tahad. Võib-olla just seda, mida ise tahad teha. Aastad on ilmselt parim variant. Ogu. Ogu. Hästi, ja nüüd on see ametlik. Sa ei tohi siia aasta aega tagasi tulla. Miss Cal on. Sul on aeg minna. Lähme. Ja, sa teed nalja. Miss Cal. You need a ride. Ei, ma ei vaja küüti. Mis kell? Vaata oma kella ja ütle mulle, mis kell on. 1950. Selle asemel, et edasi-tagasi käia. 1956. Võta heaks. Ma ei kuulnud sellest midagi. 1956. Tundi. Ei, ma ei saa. Olgu, kas sa kuulsid, et ma tahan, et sa lahkuksid? Kas sa kuulsid seda osa? ja ma ütlesin sulle, et ma üritan asju üles kirjutada. Kas sa kuulsid seda osa? Hei, ja ma küsisin sult mida? Kui sa mind ei kuule... Ütle mulle. Ütle talle, et tal on aastane sisenemiskeeld ja kui ta ei lahku... Ta arreteeritakse. No mis siis? Kas sa saad mulle öelda, mis kell on? Mitu korda ma pean veel küsima? Kell on 19:56. Siia on Red Robin. Yes, siia Red Robin. Politseinikud kaotavad kannatuse ja viivad ta kabiinist minema. Ja see on Orlando. Jah, on küll. ja sa ütlesid, et valge naise tagumiku pildistamine. Anni, me ei tee seda ja me ei tee seda. Lähme. Kui sa kohe ei lahku, eemaldatakse sind siit sunniviisiliselt, nii et lähme. Tule nüüd. Viimane võimalus. See hirmutab mind. Viimane võimalus. Mine ja pane käed mulle külge. Ei, sa pead selles osas tõsine olema. Lähme. Võta oma käsi ära. Selle politseiniku kehakaamera vaade läheb mustaks, sest politseinikud kannavad Anni restoranist välja. Nüüd vaatame seda teise nurgal. Tule nüüd. Sa arvad, et see hirmutab mind? Viimane võimalus. Pane käed mulle külge, kui julged. Ei, sa pead ikka tõeline jobu olema. Võta oma käed ära. Lähme. Anna mulle mu mantel. Seal sees on mu ravimid. Anna mulle mu mantel. Anna mulle mu mantel. Mustad pallid. Te lihtsalt mängite minuga. Laske lahti, et ma saaksin kõndida. Laske lahti, et ma saaksin siit välja kõndida. Vaata, kas ta tahab omavolilise sisenemise kohta avaldusele alla kirjutada? Kas te tahate avaldusele alla kirjutada? Kas te tahate, et algatataks menetlus? Hästi. Ja! Seal on Tere. Ei! Anna mulle mu mantel. Hästi. Anna mulle mu mantel. Oota, võta see temalt ära. Me oleme sulle piisavat võimalusi andnud, eks? Nii me seda nimetame. Sa saavutasid tõesti midagi. Sa ei uuranud meid ka pärast mitmeid kordi. Sa saavutasid tõesti midagi, noh? Siis ta ei ole su naine. Lähme. Sa ei pea mind kinni haarama. Apparently we do. Sa saad oma karistuse. Okay. Ma tahan oma autoga lahkuda.
kahju küll. sa maksad selle eest kuradima kallilt. sa väänad mu juba vigastatud keha. sa teed mulle haiget. ja mu auto on kohe seal. kahju küll te mõlemad. ja sa maksad varba eest. ja sa maksad haigla eest, Phil. ja sa maksad kõige eest. sa maksad niikuinii. ära viska mu asju nii, et mu asjad lähevad katki. Neid pole isegi luke peal ja sa viskad mu asju. Kas sul on midagi taskutes? Ma ei tea. Tõenäoliselt peaks, eks? Mida ma peaksin tegema? Teadma, mis sul taskutes on? Sina esitasid selle küsimuse? Jah, mina küsisin. Mina vastasin. Sest ma ei tea. Ja siis ma küsisin sult veel ühe küsimuse. Mis see oli? Sa peaksid ilmselt teadma, eks? Ei, ma ei peaks. Sest kõik minu autos. Ma ei räägi sinu autost, ma räägin sinu taskutest. Ja kõik panid taks. Täpselt nagu sa võtsid minu asjad. Jõuluõhtul arreteeriti Anne Paris avaliku korra rikkumise, omavolilise sissetungi ja korrakaitsja vastustamise eest. Kuid see jõuluõhtu juhtum polnud veel läbi. Kas te ei pahanda, kui ma võtan selle kohta teie andmed? Andke oma isikut tõendavad dokumendid. Need ei arva, et sul on süügaprobleem. Jah, tal on. Meil on olnud temaga mitu varasemat juhtumit. Kas ta on siit piirkonnast? Mul on üsna hea andus. Ma mõtlen, mitu korda me peame talle ütlema, et ta lahkuks. Aga ta ütles, et ta ei olnud. Ja ta segab teid. Ta segab kõike. Vaata korraks. Ta läheb kogu aeg vette. Ja. Ebaseaduslik sissetung ja avaliku korra rikkumine. Ei. Sa ei tohi siia enam tulla, sul on sisenemiskeend, eks ole. Räägi temaga ise. Ma saan praegu tunnistajate ütlusi, kui me siin sinu kõrval istume. Ta vaidleb siin peaaegu kõigiga. Siis... Nii et ta lihtsalt tellis midagi või midagi sellist. Ma ei tea, mida ta ütles. Mis nendega toimub? Me lihtsalt rääkisime ja siis kuulsime äkki, et seal sees keegi vandus. Ta vastas sõna otseses mõttes stemmine. Jah. Ta rääkis temaga. Ta rääkis põhimõtteliselt iseendaga. Kas keegi teine oli temaga? Üksi. Ta hakkas oma kätt sõimama. 2 meest ja mingi tüdu. Ta hakkas tema peale karjuma. Tema jama liigub siia poole, nii et mina ja tema pea. Aga kas ta polnud midagi, mida osta? Tõmbab midagi välja, mis lõikab. Aga sa ütlesid talle, kas sa saad niimoodi rääkida? Ta läheb põlvega ja me istume maha. Ta lihtsalt üritas sinuga mitte kunagi vaielda. Olgu, vabandust, et rikkusin teie jõuluõhtu ära. Kas ta tegi midagi? Vabandust. Kas ta tegi teile midagi? Või tegid hoopis nemad midagi? Okei, ta ei vaielnud teiega ega midagi sellist? Ei, ema. Okei, hästi, aitäh. Häid jõule! Kui Anne istub politseiauto tagaistmel, ei paista mõte vanglasse minekust teda sugugi häirivat. Sest kui sa arvasid, et ta on rahunenud, siis ei. Mõtle uuesti. Ma tahan olla kindel, et mu autot sealt ära ei bukseerita. Okei, miss. Miss? Ma ei tee seda. Ma ei taha, et see oleks selle kinnistul. Ma tahan oma auto ära liigutada, et seda ära ei veetaks, härra. Olge. Aga miks te siis minu autost eemale sõidate? Sest te olete arreteeritud ja lähete politseijaoskonda.
ma ei pea teile vastu tulema. Ma olen arreteeritud mille eest? Avaliku korra rikkumine. Nii et sa valetasid mulle selle kohta, et ma saan oma auto liigutada ja sellega lahkuda. see on tore. kui sa oleksid oodanud minuti, sest ma ütlesin, et mul on vaja sinna sisse saada, aga see minut polnud sinu ja teise politseiniku jaoks piisavalt kiire. Aga lasid teisel uksest välja minna. Sa ei olnud piisavalt kiire, et siia jõuda ja teada saada, kes see klient oli. Aga te kavatsete mind arreteerida, ohvitser. Ja te ei kavatse end tuvastada. Sa lihtsalt saatsid ta sinna sisse, et teada saada, kas nad tahavad avaldust teha ja sa ei tea. Ja sina saadad mind. Ja siis sul jätkub veel jultumust öelda, et me ei vea su autot minema. Ei, sa oleksid võinud lasta mul oma autot liigutada. Kas tegid seda? Ei, sa ei teinud. Nii et sa maksad selle eest. Kas te ütlesite mulle midagi, ohvitser? Veel üks vale? Ma ütlesin, kas te räägite minuga, ohvitser? Kellega te räägite? Ma ei kuule sind. Järjekordne vale. Ma ei kuule sind läbi klaasi. Okei. Ma ütlesin ju seda. Kellega sa räägid? Aga sa kuuled mind, jah? Täielik jama. Ma kuulen sind väga hästi. Kurat, ja sina kuuled mind ka. Yutumi aruande kohaselt midi Ann Orland Parki politseijaoskonna arestimajja. Miks sa mind välja ei tõmba? Nii nagu sa mind restoranis tõukasid. Ma ei saa. Tegelikult ei taha ka. Ole nüüd. Jutumi aruande kohaselt anti Annile trahviteade ja kohustuslik kutse ilmuda kohtusse 23. jaanuaril 2026. Talle korraldati sõit tagasi oma auto juurde ilma edasiste vahejuhtumiteta. Nii palju siis vaiksest ööst Red Robinis. Aitäh, et kuulasite saadet Inside the Crime. Mina olen Elizabeth Miller ja kohtume teiega taas esmaspäeval uue juhtumiga.